väljalõigatavast Estem Plus stoomikotist saab lõigata välja 20 mm kuni 70 mm suurusega stoomikoti ava ja valida läbipaistva urostoomikoti või nahavärvi Kolo Ileostoomi stoomikoti variandi vahel ning valida soovi korral kontrollaknaga stoomikott. Selle kasutamist näitame hiljem selles videos. Kui vajame eriti suurt kleepuvat ala või kui väljub suur kogus väljaheiteid, võime kasutada suuremahulisi läbipaistvaid kotte, mida saab välja lõigata kuni 100 mm suuruse stoomi jaoks. Kõigepealt eemaldame olemasoleva stoomihooldustoote nahapinnalt, kasutades meile kõige sobivamat stoomihoolduse eemaldusvahendit. Oluline on põhjalikult eemaldada kõik toote jäägid nahalt. Seejärel peseme naha sooja vee ja lasteseebiga ning kuivatame. Seejärel valmistame ette uue stoomihooldustoote. Kui kasutame alt tühjenevat Ileostoomi-kotti, sulgeme selle äravoolu ava enne stoomikotti paigaldamist. Alt tühjendatava Ileostoomi beeži tugevdatud riba pöörata 3 korda klapi suunas. Seejärel surume klapi sulguri väljalaske sulgurile ja vajutame need 2 kinnitust hästi kokku, nii et väljalaske ava on kindlalt suletud. Õiget sulgumise klõpsu kuuleme ja tunneme sõrmedega. Seejärel paneme mõlemad pöidlad tagumise stoomikoti taskuservadesse ja keerame seda nii, et väljutusava oleks peidetud. Nii tagame väiksema stoomikoti täieliku ohutuse ja mugavuse. Stoomikoti tagasi pööramisega vabastame suletud väljutusava. Klapi abil eraldame sulgurribad teineteisest ja vabastame äravoolu. Tugevdusribade surumisega teineteise vastu avame väljavoolu ja tühjendame stoomikotti. Seejärel puhastame stoomikoti väljutusava põhjalikult ja kuivatame. Enne taas sulgemist peab stoomikoti väljutusava olema puhas ja kuiv. Üheosalised väljalõigatud stoomikotid tuleb paberšablooni abil kohandada stoomi kuju ja suurusega. Stoomikoti tagakülje moodustab kilega varustatud kleepuv pind, mille lõikamiseks on sinna eelnevalt märgitud mõõtmed. Võtame paberšablooni, mis on stoomikoti pakendi osa ja valime stoomile asetades ava sobiva suuruse. Asetame šablooni stoomikoti kleepuvale pinnale ja märgime valitud ala kilepinnale. Lõikame välja täpselt märgitud joone järgi. Asetame katsetamiseks stoomikoti välja lõigatud avaga stoomi alumisele servale kattekilet eemaldamata ja kontrollime, kas ava stoomikotil vastab meie stoomi suurusele ja kujule. Välja lõigatud ava ei tohiks olla stoomist suurem kui 2 mm. On oluline, et stoomi vahetus läheduses olev nahk oleks kaetud stoomihooldustootega, et vältida ärritust väljuva väljaheitega. Enne stoomihooldustoote nahale kleepimist on oluline, et stoomi ümbruse nahk oleks puhas, kuiv ja vajadusel raseeritud. Hoiame stoomikotti eesmisest servast ja eemaldame kattekile ning ei puuduta enam näppudega kleepuvaid pindu. Asetame stoomikoti stoomi alumisele servale ja kleebime selle paika. Nüüd kleebime stoomikoti ülemise poole stoomi ümbruse tasasele pinnale. Vajutame kleepuva pinna õrnalt vastu kehapinda kogu ulatuses nii, et stoomikott kleepuks nahale. Eriti see valgumine liimipinna alla hävitaks kogu toimingu tulemuse ja me peaksime protseduuri kordama uue stoomihooldustootega. Kontrollaken võimaldab meil kontrollida, kas kleebime abivahendid õigesti ning samas võimaldab meil vajaduse korral igal ajal kontrollida oma stoomi seisukorda ja stoomikoti sisu. Iga stoomikottide pakendis on kleebised. Filtri funktsionaalsuse säilitamiseks on oluline, et filter oleks paigaldatud alati enne veega kokkupuudet, näiteks suplemisel, ujumisel või duši all. Kui stoomikott on kuivanud, eemaldage kleebis. Proovige Convateki erinevaid stoomihooldusvahendeid. Helistage meie tasuta infoliinile 800 30 30.